Hei, sa vaatad Beauty with Girly videot ja ma ei ole ammu siin filminud, nii et tore on seda jälle teha. Täna tuleb täiesti iluteemaline video. Ma olen mõnda aega siin kogunud tühjaks saanud tooteid ja täna ma tahaksingi teile neid näidata, nendest rääkida, miks ma neid kasutasin, mis ma neist arvasin, kas nad meeldisid mulle ja kas ma ostaksin neid uuesti. Aga ärme tee pikka juttu, hakkame asjaga pihta. Enamus, mis mul siin on nahahooldusest. Alustame ühe sellise pikaajalise lemmikuga, mis ma aga arvan, et jääb seekord viimaseks. Nimelt siis Pixi Glow Tonic. See on suhteliselt ikooniline toode. Ma olen väga mitu pudelit seda ära kasutanud ja see toimis ikka hästi. Mida ta siis teeb? Ta koorib õrnalt nahka siis keemiliselt. Ehk siis kui sa teed õhtul vatipadjaga mõne sellega üle, siis hommikuks natukene su nahatekstuur on ühtlasem. Ja pikaajalisel kasutamisel annab ta siis kõige paremad efektid. Ma kasutasin teda niimoodi paar korda nädalas ja see on siis glükoolhappega, aga ma katsetasin siin vahepeal Paula's Choice salitsüülhappega näotoonikut, mis on sarnase põhimõttega ja ma pean ütlema, et too toimis paremini. Mul vahepeal raseduse ajal hormoonid möllasid ja tekkis päris tihti siia lõuapiirkonda mingeid punne ja see Paula's Choice'i toonik lihtsalt toimis paremini nende elimineerimise ja ka rahustamise mõttes. Nii et jah, ma millegipärast kahtlustan, et mõnda aega seda uuesti ei osta. Siis ma olen siin lausa 2 hüaluroonhappeseerumit. Ma praegu kasutan hüaluroonhappeseerumit nii hommikul kui õhtul. See sai mul tegelikult juba paar kuud tagasi tühjaks ja see on kohe otsa saamas. Ma võtsin ta ikkagi siia videosse, sest ma arvan, et ma saan siit mingi 2 pumbatäit veel ja siis on kõik. Aga need on siis mõlemad tegelikult päris head tooted. Üks on siis Korea kosmeetika sarjast It's Skin ja teine on Glow Recipe Plum Hyaluronic Serum ehk siis pigem selline läänemaailmast ja mõlemad olid mõnusad, aga mulle meeldis vist see veidikene rohkem, sellepärast et ta imendus ülihästi nahka sisse ja ta jätab mingit sükest ebameeldivat kihti. Ta töötas kõikide teiste mu nahahooldustoodetega väga hästi. Nii et ilmselt tulevikus seda ostan veel, seda rohkem ei osta, aga see on siit samast kättesaadav, nii et kui sa tahad kiiresti saada ja ta on minu arust ka natukene soodsam pigem, siis proovi seda, sest ta ikkagi tegi oma tööd. Siis veel üks põnev Korea kosmeetika toode. Ma vahepeal otsisin siin igasuguseid näokreeme taga, mida siis proovida, mis oleks natukene vananemisvastase toimega, aga ei oleks retinooliga. Ja siis komistasin selle Mizoni kreemi otsa. See on siis väidetavalt kollageenil baseeruv kreem. Ta oli ka väga mõnusa tekstuuriga ja niisutas ka parajalt, et ei saa öelda, et nahk oleks väga kuivaks jäänud, kuigi ilma selle hüaluroonhappeseerumita minu jaoks ta ilmselt oleks nõrgaks jäänud, eriti sellel talveperioodil. Ma kasutasingi sügisest talveni seda, aga praegu ma kasutan ühte järgmist näokreemi, mis on rikkalikum ja ma pean ütlema, et see teine kreem on rohkem niisutava. Nii et seda ma võib-olla kasutaksin uuesti suveperioodil või nüüd kevadel, kui ma enam ei vaja nii rikkalikult niisutavat kreemi. Aga samas, mis ikkagist oleks vananemisvastase toimega ja ikkagist niisutav, lihtsalt mitte siis üliniisutav, ehk siis ei jäta selliseks rasvaseks nahka. Tal oli ka meeldiv lõhn minu arust ja tema üheks ainsaks miinuseks oli see, et mõne teise tootega tekkis siis pilling, ehk siis inglise keeles on sõna pilling, aga see tähendab seda, et sa paned mingid näohooldustooted peale, hõõrud neid sisse ja siis hakkavad niimoodi nagu tundma, et midagi nagu rullub siin sõrmede all ja sellega mul paraku mõne tootega tekkis see efekt. Ehk siis ma ei tea, kas ta tahtis rohkem aega saada, et nahka imenduda. Ma olen võib-olla liiga kannatamatu lihtsalt, nii et ta tahab katsetamist, et millega ta sobib. Või siis pead lihtsalt ootama pikemalt, enne kui sa midagi järgmist nendele naha peale kannad. Siis üks toode, millega tal oli see probleem, aga ikkagist ma kasutasin neid koos lihtsalt. Tihtipeale siis kasutasin seda enne, et seda probleemi natukene vältida. Tegemist on siis Catineo silmakreemiga ja samamoodi see on vananemisvastane. Nii palju kui ma uurisin, siis minu arust see ei olnud retinooli baasil. Võib-olla kui tal oli isegi seda sees, siis väga väikene kogus, aga ma kasutasin seda täiesti tühjaks. Muidugi selline suur mõnus purk, aga tegelikult see kogus on ilmselgelt on palju väiksem sees. Tema plussiks oli see, et teda ei pidanud väga palju peale panema. Ta tegi oma tööd selles suhtes hästi ja
ma tundsin, et mu silmaalune nahk ei läinud nagu selles suhtes hullemaks, et need kortsud ei süvenenud seal. Kindlasti on paremat ja kangemat kraami, mis aitavad seda asja seal kontrolli all hoida, aga need on üldiselt kõik juba mingi retinoli sisaldusega, mida ma praegu kahjuks siis pean vältima. Ei ole kahjuks tegelikult, rasedus on kindlasti palju suurem happiness, aga kui sa otsid sellist mõnusat kerget vananemisvastast silmakreemi, siis vabalt võid seda proovida. Ta on parfümeeritud, nii et kui sul on väga tundlikud silmad, siis võib-olla ta pole päris sulle, nagu paljud Prantsuse firmade asjad, siis need on parfümeeritud. Aga minul seda probleemi õnneks ei tekkinud, nii et ma kasutasin teda nii hommikul kui õhtuti ja ma jäin temaga küll rahule, et seda ma tulevikus ilmselt kasutaks ka veel. Siis lähme korraks näost eemale ja räägime hoopis ühest kehahooldustootest. Mul on kuiv nahk, ma olen seda miljon korda siin rääkinud, aga praegusel ajal see kehanahk on eriti kuiv ja kuna mul on kasvav kõhukene, siis see kõhukene tahab eriti rikkalikku kreemitamist saada ja ma olen selle raseduse ajal päris palju erinevaid kreeme läbi katsetanud, aga see siin oli super hea toode. Nimelt tegemist on siis Glacé rikkaliku kehavõiga. Vaatame, mis see siin räägib sellest. No ta peaks olema siis sheavõll ja jojoba õlil baseeruv. Miks ta mulle meeldis? Ta tõesti hästi rikkaliku tekstuuriga oli, siuke mõnus võine ja ta niisutas mu kuiva nahka hästi. Ma kasutasin selle suure purgi päris kiiresti tühjaks ja tema plussiks kindlasti oli veel see, et ta oli mangolõhnaline, et siin vist oli mingi mango või teema ka sees. Ma pean pärast vaatama, kas see vastab tõele või mitte. Aga igatahes seda ma kindlasti kasutaksin veel ja soovitan veel. Ta ei olnud ka kõige soodsam toode, et selles suhtes võin ka öelda, et ta oli igat eurot väärt. Ja nüüd selline hübriidtoode. Ideeliselt on tegemist meigitootega, aga samas võib seda vabalt vaadata ka näohooldustootega. Nimelt tegemist siis on Bobbi Browni Vitamin Enrich Face Base vitamiinidega rikastatud näopõhjaga. Ehk siis mina kasutasin teda primerina meigi alla, aga see on tõesti pigem nagu selline hästi rikkalikult mõnus niisutav kreem. Ja ma kogun hoogu, et seda uuesti osta. Ma kindlasti tahan seda uuesti osta, aga see on väga kallis toode. See pisikene purk, kus on olematu kogus sees, vist mingi 15 milli oli siin sees. See kulus mul suhteliselt kiiresti tühjaks ja see maksis 22 € või midagi sellist. Ja ma tahaksin järgmisena seda suurt purki, aga see on mingi 60 €, 50 milline siis. Nii et tegemist on tõesti kalli tootega, aga kui sa tegeled jumestamisega, siis ma eriti soovitan seda sellepärast, et minu arust kõige suurema efekti andis ta just vanemate klientide peal, ehk siis kellel on juba joonekesed, kurtsukesed, siis ta tegi selle naha ikka väga hästi niisutatuks, et tihtipeale vanem nahk on kuiv ja kui see niisutav kreem sinna alla või primer, mida iganes sa kasutad, ei ole piisavalt niisutav. Samas sa ei saa ka midagi väga rasvast sinna panna, sest et see hakkab meiki segama, siis see meik ei jää nii särav, nii hea. Aga see tõesti töötas minu arust ülihästi ja kui ma ennast jumestades tundsin, et see oli väga-väga hea, eriti silmaalustele, mis on sellised ekstra kuivad kohad, kuhu sa panedki veel peitekreemi, puudrit, mis tahab sellist pikaajalist sügavat niisutust saada. Nii et ma kogun jah hoogu, et seda uuesti osta, sest et see toode mulle tõesti meeldis ja ma ostan seda kindlasti uuesti. Siis veel üks meigitoode, mis ei ole küll täiesti otsas, aga ta tahab juba asendamist saada. Nimelt siis tegemist on silmapliiatsiga, musta silmapliiatsiga ja nagu näha, see on tõesti väga lühikene. Mul ei ole teda väga mugav kasutada. Ma ilmselt mõned korrad kasutan veel, aga siis ma juba pean uue ostma. Tegemist on siis Make Up For Every Artist Penciliga. Ehk siis see on täiesti matt, tavaline must silmapliiats, aga töötab minu arust väga hästi, on selline basic toode, aga jumestamise juures tuleb väga palju kasuks ja väga palju abiks ja ta ei ole ära kuivanud selle aja jooksul, mis ma teda kasutanud olen, mis on minu arust suureks plussiks, sest sellised pliiatsid väga tihti tahavad selle aja jooksul ikkagist ära kuivada, kui nad hakkavad siia lõppu jõudma, aga need pliiatsid ei kuiva. Nad on natukene kallimad, aga samas ma ei pea teda varem asendama, kuna ta kuivab ära näiteks. Ma olen selliseid sarnaseid musti pliiatsid ka teiste firmade omasid kasutanud ja ma jõuan kuskile poole peale ja ma ei saa teda rohkem kasutada, sest et see keskmine osa lihtsalt kuivab ära. Aga need tõesti ei kuiva, need on igas toonis ja nendest samadest pliiatsitest on ka siis huulepliiatsid, mida ma samuti kasutan. Nii et ma tundsin, et
pidin selle ära mainima. Ja jäänud on viimane toode. See on nüüd ka nahahooldus, nii et lähme nahahooldusesse tagasi. Ja see oli väga põnev toode ning ma jätsin selle viimaseks, sellepärast et see on ainukene toode, mille puhul ma ei ole suutnud otsustada, kas ma tahaksin seda uuesti kasutada või mitte. Tegemist on siis sellise firma nagu Fresh Rose Deep Hydration Sleeping Maskiga. Ehk siis tegemist on sügavalt niisutava roosi põhjal maskiga ja seda siis pannakse peale ööseks, ehk siis kui sa teed oma õhtust skincare rutiini, siis peale seerumid näiteks kannad seda peale ja oledki valmis. Ning see oli väga põnev toode, sellepärast et ta on siis 2 osas ja siin oli ühel pool siis geel ja teisel pool siis sellisem niisutavam kreem. Ma pean ütlema, et see oli väga mõnus toode. Ma kasutasin selle ilmselt lõpuni, aga see 2-osalisus mulle tundub, et see on kõige parem nendele, kellel ongi kombineeritud näonahk. Ehk siis, kui sul on mõned tsoonid näos rasusamad, teised tsoonid näos kuivamad, siis olekski mõnus kasutada seda niimoodi, et nendele rasustele piirkondadele kannad peale seda geeli versiooni ja kuivamatele seda kreemi versiooni. Ma ka vahepeal tegingi seda, et näiteks lõuale, kus mul oligi selline probleemne piirkond, tekkisid punnid hästi, siis ma ei tahtnud väga rasvast öökreemi panna, kasutasingi rohkem seda geeli versiooni sinna. Ja see geeli versioon niisutas ka ikkagist, aga ta ei olnud selline rasvane siis. Aga jah, ma pole suutnud otsustada, kas ma kasutaksin seda uuesti või mitte. Ta oleks kindlasti suvel ka mõnus toode, kus ka rohkem mu nahk muutubki kombineeritumaks. Nii et kes teab, äkki ma proovin seda tulevikus veel. Ja selles suhtes ta meeldis mulle piisavalt palju, et ma tahaksin teisi selle Freshi firma tooteid ka proovida. Ja tema lõhnast tal oli selline hästi autentne roosivee lõhn. Ma tundsin, et tegemist on tõesti naturaalse hea tootega või vähemalt nagu suures osas siis ilmselt. Ma loodan, et ma jäin nagu üldiselt ikkagist rahule selle tootega. Aga ma kasutan enamasti ühte teist öömaski, Originsi seda rohelise stuubisöömaski. See oli selline mõnus vaheldus, et vahepeal ju on hea midagi muud kasutada. Aga jah, ma ei ole suutnud siiamaani otsustada. Vaatame, mis tulevik toob. Kui tuleb võib-olla mingi hea pakkumine, siis ma ostan selle uuesti. Aga selline mõnus lühikene video see oligi. Ma loodan, et sulle meeldis. Anna teada, kas sa tahaksid veel midagi sellist tulevikus näha. Ma kogun neid tühja tooteid edasi. Need ma saan nüüd ära visata. Need on teile näidatud, räägitud ja ka enda jaoks olen need kokkuvõtted nüüd teinud. Suur aitäh, et seda videot vaatasid ja ära unusta minu kanalit subscribe ida. Näeme juba järgmises videos. Tšau!